loodud üks ilmatu uhke, pidulik, vanaaegne lugu ja midagi rõõmsat ja toredat tänasesse päeva. Ühelt poolt on siis tegemist Georg Friedrich Händeli Halleluujaga oratooriumist Messias, millele on sisse segatud vana kuulus hea Dixieland meloodia, kui pühakud marssima lähevad. Ja sellega me katsume siis luua selle meeleolu, mis meid kannab läbi terve selle kontserdi, enne kui solistid kohale jõuavad. Nii et see Saints Halleluuja. Päris lekka 3, 4, 1. Tartu Saksikoor ja Vanemuise teatri juht on seda eest vedamas. Talentide linn on see Tartu. Ja meie rõõmus muusika on toonud ka päikese välja, mis ei ole sellel kevadsuvel ja suvel olnudki väga suureks harulduseks, mis ühtlasi teeb ka väga paljudele rõõmu. Seega, täna elage siin rõõmsalt kaasa, meie püüame anda endast parima ja järgnevalt hakkab kõlama laul Sinu hääl. See on teile kindlasti väga tuntav ja see on kirjutatud mehe poolt, kes tänasel päeval on väga armastatud tartlane, Tõnis Mägi. Ta on teatris teinud väga mitmeid rolle. Kuigi see lugu iseenesest on võib-olla paljudele eestimaalastele pigem tuttav Liisi Koiksoni laulduna. Aga täna siin Tartu linnapäeval laulab seda armastatud laulu
Merle Jalakas. Sinu hääl, autor Tõnis Mägi, sõnad Tõnis Mägi, seade on Ivo Lillelt. Kas kuuled, on seal hommik või on õhtused tuuled, kuidas on ilmad kuumad, meil siin sajab, meil siin valvivad õunad, sul mõttes soovin head, veel jäänud mõned read, ma võiksin käia kas või mööda vett. Miks nii raske sulle on öelda, et tervitan sind, kas kuuled, on seal hommik või on õhtused tuuled, kuidas on ilmad kuumad, meil siin sajab, meil siin valvivad õunad, sul mõttes soovin head, on jäänud mõned read, ma võiksin käia kas või mööda vett. Miks nii raske sulle on öelda, et sinust ma hoolin, kuidas su hääl mind nii õnnelikuks teeb. Edasi liigume tõsisema ooperirepertuaari poole. Nii nagu tänane kaunis päev ka meid kohustab, siis kõlaks väga hästi üks Summertime George Gershwini kuulsast ooperist Porgy ja Bess. Ja saksid ning Gershwin seostuvad omavahel väga hästi, vähemalt kahel põhjusel. Esiteks kasutas Gershwin saksofone oma suurteostes Rhapsody in Blue ja Ameeriklane Pariisis. Ja teiseks kujunesid Gershwini meloodiad tõelisteks džässi standarditeks. Saksofon on aga loomulikult üks olulisemaid džässi instrumente. Ooperit Porgy ja Bess on mängitud ka Tartus ja Vanemuises. Ja minu jaoks on see olnud ka elu esimene lavale astumine. Aga täna esitab Summertime'i võrratu Karmen Poiss. Sina olid ka seal poistekoodis. Valmis. 1, 2, 3, 4.
Järgmisena kõlab Misty Town ooperist Raudne kodu. Ooperi looja Eino Tamberg on kirjutanud nii tõsist kui ka kergemat muusikat. On ju nimetatud lugugi tugevalt kerge muusika mõjuga. Tartus ja Vanemuise jaoks on nende ajaloos selles mõttes tegemist väga olulise ooperiga, sest just sellega avati aastal 1967 Vanemuise suur maja. Misty Town ehk Valgesse uttu, Selli aaria Eino Tambergi ooperist Raudne kodu. Sõnad Uno Laht, seade Toomas Peterson. Solist Valentina Kreemen. Valgesse uttu kaovad kõrged linnad. Valgesse uttu madal sadam kaob. Valgesse uttu tuleb kõigel minna. Misty Town, Misty Town, Misty Town. Misty Town, Misty Town, Misty Town. Valgesse uttu kajakad ei lenda. Valgesse uttu ei sõida ükski laev. Valgesse uttu ma mähin iseenda. Misty Town, Misty Town, Misty Town. Misty Town, Misty Town, Misty Town. Valgesse uttu kaovad kõrged linnad. Valgesse uttu inimene kaob. Valgesse uttu meil tuleb kõigil minna. Misty Town, Misty Town, Misty Town. Misty Town, Misty Town. Misty Town, Misty Town. Järgnevalt tuleb ettekandele üks lugu, mis on eestlaste jaoks väga hingelauldud just Jaak Joala poolt. Selle nimeks on Mängime armastust ehk Davai igrajem Ljubov. Poigrajem Ljubov. Ja täna siin sellel kontserdil see on sellepärast, et mina olen seda laulmas ühes teatritükis, kus minu kõrval on laval head kolleegid, näitlejad Tiit Sukk ja Markus Prangel. Ja selle lavaloo nimeks on Mehed. Ja seal, kuna see lugu on midagi sellist, mis arvatavasti puudutab väga paljusid, siis oli ka mõte, et seda võiks täna siin lauda. Ma küll laulan seda sellises oma versioonis ja eks me saame siis näha, mis sellest välja tuleb. Helilooja on sellel lool
Igor Kotelkov ja sõnad Aleksander Krestalt. Ja eestlaste jaoks sai ta vist hingelauldud filmist Teisikud Jaak Jaala poolt. Поиграем в любовь, такую простую земную. Я буду тебя ревновать, о верности буду мечтать. И запах вдыхая цветов не буду смотреть на другую. Тебя другом я назову и душу навстречу открою. Все мысли напольню тобой, знакомство считая судьбой. И чьи-то слова и мольву отброшу, как нечто пустое. Давай поиграем в любовь, давай поиграем в любовь. К тебе я однажды приду, ни дня, ни часа не знаю, открою знакомую дверь, совсем не чужую теперь. И с нежностью словно приду, скажу, мне тебя не хватает. Давай верить в нашу любовь, давай верить в нашу любовь. Ты молча застынешь в углу, услышав признание такое, ты скажешь так искренно вдруг: зачем ты придумал игру? Ведь я тебя очень люблю, и этого больше не скрою. Ja nüüd on sõna Toomas Petersonile. Mina tahan öelda 2 sõna selle koosluse kohta, mida see saksikoor endast kujutab. Tegelikult minu jaoks hakkas see oma 30 aastat tagasi, kui minule sattus kätte üks saksofoni kvarteti sakstett kassett, mis oli nii vägevalt mängitud, et sealt saati mina tahtsin saksofoni ansamblit teha. 20 aastat tagasi jõudsime me tõesti selleni, et see punt ka pihta hakkas Salvador Saks kvarteti näol. Ja see seltskond, kes siin täna on koos käinud tegelikult juba 15 aastat. Nii et reklaami koht on see, et 8. juuli Tartu Hansapäevadel, pühapäevasel päeval teeme me oma sünnipäevakontserdi seal Poe tänava laval. Ehk teil on hea võimalus tulla kuulata, mida saksid veel teha saavad. Aga maailmas mängitakse saksidega isegi kuni 100 koosseisulistes seltskondades tõsist, kerget, igasugust muusikat alates renessansist lõpetades rocki, popi ja kõige muuga. Ja meie oleme täna siit valinud välja ühe inglise rahvusliku saksiansambli loo. Nad on sättinud ühe väga toreda Iiri rahvalaulu, mis mulle väga meeldib, et seal on 7-häälne, väga mitmekülgne seade. Nii et Iiri rahvalaul Amazing Grace.
sel aastal möödub 100 aastat mitte ainult Eesti Vabariigi loomisest, vaid ka Leonard Bernsteini sünnist. West Side Story on üks tema tähtteosed ja nii mõnegi arvates parim ja huvitavaima muusikaga muusikal üldse maailmas. Lavastatud, mängitud on seda ka Tartus, Vanemuises. Ja nüüd tuleb esitamisele Leonard Bernsteini Somewhere muusikalist West Side Story. Sõnad Stephen Sondheim ja seade James Butman. Laval tagasi võrratu Carmen Puis. Üks hääl annab veel. On veel paik me jaoks, nii kaunis paik me jaoks, kõik, mis kaunis ja hell ja hea, ootab meid vaid seal. Saabub aeg me jaoks, nii kaunis aeg me jaoks, kõik, mis kaunis ja hell ja hea, ootab seal ja iga. Teater on üks tõsine asi, aga vahel on ka teater väga lõbus. Ja siis saab teatris ka palju žonglöörida. Ja tänaste esinejate, Vanemuise solistide hulka kuulub ka üks tõeline rokilegend. Ta
Tartu levimuusikapäevade ajast. Jaan Villem Sibul. Jaan Villem esitab Fiksi ehk siis kunagise Vanemuise majabändi repertuaari kuulunud hittloo Tsirkus. Autorid Vello Toomemets, sõnad Juhan Sütt ja seade Toomas Petersonilt. Palun, Jaan Villem Sibul. Ja minu najal vaid seisab see terve tsirkus koos. Ma hoolsalt raamatut täidan areeni allbüroos. Kui tahan peatub lõvi, tallena siis, kui tahan kõik kolm karu minema viid, kui tahan nööri mööda rahva kunsti käib. Kui tahan peatub lõvi, tallena siin, kui tahan kõik kolm taru minema viin, kui tahan nööri mööda rahva kunsti käib. Oma peab peida, siin olen võimas maa. Ei enne suve peal heida, kõik plaanid täis nüüd saa. Kui tahan peatub lõvi, tallena siin, kui tahan kõik kolm karu minema viin, kui tahan nööri mööda rahva kunsti käib. Kui tahan peatub lõvi, tallena siin, kui tahan kõik kolm karu minema viin, kui tahan nööri mööda rahva kunsti käib. Saada! Kui tahan kõik kolm karu minema viin, kui tahan nööri mööda rahva kunsti käib. Peatub lõvis viin, karu kaasa viin, nööri mööda käib. Peatub lõvis viin, karu kaasa viib, nööri mööda käib. Kui tahan peatub lõvi, tallena siin, kui tahan kõik kolm karu minema viin, kui tahan nööri mööda rahva kunsti käib. Kui tahan peatub lõvi, tallena siin, kui tahan kõik kolm karu minema viin, kui tahan nööri mööda rahva kunsti käib. Peatub lõvis, karu kaasa viib, nööri mööda ja nagu teada, kõik rokkarid on ju sportlased. Jah, nii on tõesti. Ja Veiko on suusataja, mina rohkem uisutan ja mängin malet. jah, Tegelikult sõidan rattaga ka. jah, seda sa teed, jah. Teed. Jah. Ja mida veel Tartus väga hästi tehakse laste lavastusi.
ja lastelavastused, eriti muusikalised, on tõelised hitid olnud. Ja muidugi üks suuremaid hitte on kindlasti olnud Detektiiv Lotte. No kes siis Lottet ei teaks? Ja minu jaoks muidugi on see sellepärast väga tähtis, et mina olen selles teatriloos mänginud suisa 4 rolli. Seda privileegi on vähestel näitlejatel, et ta saab ühes tükis teha tõesti 4 rolli. Aga ühes tükis? Jaa, ühes tükis. No, mitte selles mõttes, et ühel õhtul kohe 4 rolli. Ma päris monotükki ei ole sellest teinud. Ent selles Priit Pajusaare kirjutatud vägeval kaasahaaraval rõõmsal muusikal on selline maagiline jõud ja seda tugevdab veel Leelo Tungla minu arust geniaalne sõnastus. Leelo on jah keegi. Jah. Seega spordimeeste laul muusikalist Detektiiv Lotte. Kui ma ükskord kettast heitsin, oli mul nii võimas hoog, et ma alles öösel leidsin, leisis kuu peal võllaroog. Mina viskasin kord oda, mida otsin siiani. Olla Lätis nähtud toda, oli lennanud Riiani. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus karti. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus karti. Enne spordi tegemist peab natukene võitlema, et ma ei säästa jooksukingi, olen nõnda nobe mees, et ma teistest 4 ringi stadionil olen ees. Kuigi hoobelda ei taha, olen kiire minagi, jätan joostes selja taha, ise õnda minagi. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus starti. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus starti. spordi tegemine, ega see ei ole midagi lihtsat. See on ikka päris raske töö. Raske jõustik sobib mulle, pole mingit vaevagi. Õhku tõstan, võtan sülle, madrustega laevagi. Aga maadluspatil mina olen päris asja eest. Seljatasin sekundiga, 1 käega 4 meest. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus starti. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus starti. Võite ka natukene sportidega. Võite käsi kokku, tublid poisid. Ja täiskasvanud tõelised spordimehed. Eestlane on kohe spordirahvas. Kauguhüppes pole minus pole, parem mitte ükski tont. Hüppaksin veel kaugemale, vastu tuleb horisont. Kõrgust nagu kord ja kohus, hüpata on tõesti hea, ainult pärast olen nohus. Pilvedes saab külma pea. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus karti. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus karti. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus karti. Olgu õhus maa peal mees, kõikjal annab teha spordi. Spordimees on õige mees, mis siis muud kui asus karti. Tõeline sportlase hing lõi kõigis välja. Need, kes ei ole jõudnud veel uksest kaugemale, istuvad kodus ja ei tea tänasest kontserdist midagi. Aga teie olete tulnud siia, olete tulnud nautima seda toredat, pisut jahedamat, mõnusa tuule, iiliga, kena suvepäeva. On ju üsna ebameeldiv, kui kogu aeg päike lajatab lagi pähe.
nojah, ent me läheme edasi sama rõõmsate rütmidega. Sest me ikkagi mõtleme järelkasvule. Täpselt samamoodi nagu teeb seda ka teater Vanemuine. Olav Ehala helikeel ja taaskord Leelo Tungla emakeel. Need moodustavad kokku tõelise šedöövri. Mõnus esitada ja väga nauditav kuulata. Järgnevalt kuulete siis Valentina Kreemeni ühte hiigelrollidest. Röövli emand, lastemuusikalis Lumekuninganna. Ja nüüd hakkab sealt kõlama sellest muusikalist Röövlitel laul. Röövli emand Valentina röövlikambas on lisaks Karmen Puisile, kes on täna röövel, ja minule ja veel Jaan-Villem Sibulale, kes ongi röövel. Päriselt. Ka väike röövlitüdruk Merle Jalakas. Ja selle loo seade on teinud kes muu? Ikka Toomas Peterson. Ei ole ju teisi, kes saksidele kirjutab. Ei ole kerge röövel olla ja sopast puhtalt välja tulla. Nii ei pärisekski punts ja röövlitöö on puhas kunst. Kolleegid, öelge, kes toob maali. Meil kohad kinni restoraani, et juba sisse röövlitaad. Käi proovimata röövlipraad. Ega midagi sa jätta teiste hooleks. Ise püüa, ise tapa ja tee pooleks. Ise prae ja hoia tuuli üleval, kuni toit ei karju enam hamma all. Ega midagi sa jätta teiste hooleks. Ise püüa, ise tapa ja tee pooleks. Ise prae ja hoia tuuli üleval, kuni toit ei karju enam hamma all. Kui ilma sünnib väike röövel, ei ole selge röövlitöövel. Ta metsa finna värib vaid ja tussab teisi värijaid. Kui oled röövliõpilane, siis kõike kõrva taha pane ja hoia silmad peal lael, siis saab sust ehtne kurikael. Ega midagi sa jätta teiste hooleks. Ise püüa, ise tapa ja tee pooleks. Ise prae ja hoia tuuli üleval, kuni toit ei karju enam hamma all. Ega midagi sa jätta teiste hooleks. Ise püüa, ise tapa ja tee pooleks. Ise prae ja hoia tuuli üleval, kuni toit ei karju enam hamma all. Siis loomult ära olen lammas, sest kes el löönet lüüakse, kes teistis söönet ära süüakse. Olen loonud röövli jutu ja võimsat lõksutama lõugu, vaid siis kui jukus valikoon, taas pealikuks sind valib koon. Ega midagi sa jätta teiste hooleks. Ise püüa, ise tapa ja tee pooleks. Ise prae ja hoia tuuli üleval, kuni toit ei karju enam hamma all. Ega midagi sa jätta teiste hooleks. Ise püüa, ise tapa ja tee pooleks. Ise prae ja hoia tuuli üleval, kuni toit ei karju enam hamma all. Jah, Leelo Tungal on ikka osanud kirjutada väga aktuaalsed sõnad. Iga eestlane tundis ennast ära, vähemalt refräänis.
ega ei saa midagi. Ainult iseennast saab usaldada. Ent täna te võite küll meid siin usaldada, sest meie jätkuvalt võtame lauluviisi ülesse ja järgmine lugu on pisut mõtlikum. Ja röövleid on ka selles loos olnud pisut vähem, kuid mine tea. Kõigi tänaste esinejate ehk siis meie, kes me siia oleme ennast üles rivistanud, meie ettekandes kuulete te nüüd laulu Tõuseb päike, loojub päike. Ja see on armastatud muusikalist Viiuldaja katusel, mis on lavastatud ka Vanemuise teatris, kuigi seda on Eestis ka Estonia teatris väga menukalt mängitakse veelgi. Ja pea enamik meist on seal kaasa löönud selles Vanemuise variandis. Muusikaautor on Jerry Bock ja seade, üllatust, Toomas Petersonilt. See
väga südantliigutav muusikal. Muusika ja lugu. Parim kooslus. Tahaks väga loota, et see meie tänane südapäevane ülesastumine siin Pirogovi platsil selle tunni jooksul on pakkunud teile rõõmu, koosolemist, linnaruumis viibimist. On. Ka sellist sportlikku vaimu on teile pakkunud, on nii? Näed, te jaksate isegi veel aplodeerida. Tunnustus teile. Ja meie lõpetame oma tänase kontserti siin sellise palaga, mille on loonud rootslased. Ja need rootslased on nii uhkelt toimetanud, et ükskõik, mis nad välja on mõelnud ja mille nad siis helikeelde on kätkenud. Ja kui nad on sellega kuuldavale toonud, siis kogu maailm on neid kohe armastama hakanud. Ehk siis kõikidest nende lugudest on saanud hitid. Ja kui sul on nii palju hitte, siis ühel hetkel pane nad kokku ja tee sellest muusikal. Ja siis saab kokku muusikal nimega Mamma Mia! Ja lõpetuseks kõlabki laul Mamma Miast Thank you for the music. Benny Andersoni ja Björn Ulvaeuse kirjutatud. Ja meie siin kõik seda teile esitamas. Ma pole eriti jutukas veidike iga. Kui räägin teil loo, te kuulnud ju olete seda. Kuid mul on üks anne, see õiduslik viis. Kui laulma ma hakkan, kõik kuulavad, siis olen õnnelik ma. Et ma kõigile laulda nüüd saan. Sul lausul, tänu sulle muusik, neid laule laulan. Südamesse rõõm jääb kauaks, mis saaks elus muidu teilt ausalt küsida saan. Mis meil ei jääks, kui puuduks tantsida laulda ei saaks. Ma lausun, tänu sulle muusik, et mulle laulu lõid. Ema teab tantsu ma lõin, kui ei käinudki veel. Mul suul oli laul, kui sõnu ei teadnud veel keel. Ma õnneksin panna, kui salgas kõik see, kes mõistis, et valla mu südame teeb kaunis laulis laul. Ja sai minust pärisemaid. Sul lausun, tänu sulle muusik, neid laule laulan. Südamesse rõõm jääb kauaks, mis saaks elust muidu, et ausalt küsida saan. Mis meil ei jääks, kui puuduks tants ja laulda ei saaks. Ma lausun, tänu sulle muusik, et mulle laulu lõid. Veab mul ju kõiges, igal kel peas on muldne juus. Soovingi nüüd ma laulda kõikidele rõõmu või jagada teile ma. Tänu sulle muusik, neid laule laulan. Südamesse rõõm jääb kauaks, mis saaks elust muidu, et ausalt küsida saan. Mis meil ei jääks, kui puuduks tants ja laulda ei saaks. Ma lausun, tänu sulle muusik, et mulle laulu lõid. ma lausun, tänu sulle muusik,
et mulle laulu lõid. Merle Jalakas, kes särab ka muusikalis Mamma Mia Donnana. Ja vahel on tema kõrval ka Andres Dvinjaninov. Ja Veiko Täär. Ah. Ja nüüd saabus siia Reigo Tamm. Tal ei ole rahvariided seljas, muidu saaks öelda, et rajale tormas rahvariides neiu. Aga tal on lilled käes. Ja tema väärib ka suurt aplausi, sest tema on kogu selle kontserti organiseerija. Organiseerimistöö on väga suur töö. Aitäh sulle. Siin me kõik oleme. Aitäh teile kõigile. Mina veel kasutan võimalust, kuna mikrofon on mul suu ees. See ei tule siit kuidagi ära. Siis lihtsalt teile teadmiseks, head linnakodanikud, et see 29. juuni, see Tartu linnapäev, mis on rahvakalendris ka Peetri ja Peeter Pauli päev ja kirikukalendris linna apostlite Peetruse ja Pauluse päev, siis seda päeva on siin Tartu linnas, kui te hästi mäletate, selle tähistamist alustatud 15 aastat tagasi. Ehk siis 2003. aastal. Ja siis tänane päev on täis erinevaid sündmusi, seega leidke need sündmused ülesse, nautige seda. Kui te olete tartlane ja kui te olete Tartu linna külaline, siis nautige täpselt samamoodi ja tundke kadedust, et heade mõtete linnal on selline oma päev. Ja kell 9 kohtume teiega siin Raekoja ees, seal on suur lava püsti pandud ja teid oodatakse sinna kuulama, seal kõlama hakkavat kontsertit kell 9. Ilusat Tartu linnapäeva teile kõigile!